Tervist! Mina olen südamearst Margus Viigimaa. Täna me räägime tervislikust unest. Und on väga vaja selleks, et me saaksime tööd teha, et me saaksime igapäevaselt olla terved, virged, et oma ülesannetega hakkama saada. Keskmiselt 8 tundi, 8,5 tundi, see on igal inimesel natukene erinev. Nii et unevajadus on nooremas eas suurem, vanemas eas natukene väiksem, aga väga individuaalne, aga välja me puhkama peame igal juhul. Üldiselt kehaline koormus väga palju soodustab head und. Nii et kui me oleme väsinud kehaliselt, siis tuleb ka hea uni. Kui me oleme vaimselt väsinud, siis sageli on niimoodi, et on mured, need keerlevad peas ja õiget und ei saa. Aga see ei tohiks olla väga õhtul hilja, vaid ta peaks olema võib-olla seal kusagil 5 paiku ja äärmisel juhul 6 alates, sest ma mängin tennist palju. 6-8, enam-vähem 7-9 juba natukene ei ole enam une jaoks nii hea. Nii et igal juhul mingisugune lemmikharrastus kehaline. Siis teiseks me ei tohiks liigselt vaimselt stressi minna, et see soodustab kindlasti sellist ärevust ja et uinumisega on raskusi. Ja üldse peaksime olema sellised elurõõmsamad, et siis tegelikult tuleb ka uni ja kui tuleb uni, siis on ka elus rõõm. Tervisetreening on see, mis aitab vaimset tervist hoida, mis aitab unerütmi hoida, mis aitab stressiga võidelda, stressitaluvust parandada, nii et ma paremat varianti küll ei tea. Kui me oleme vähe maganud, siis me üldiselt selline tööviljakus langeb oluliselt, seda ma tunnen enda põhjal, et kui näiteks on vaja öösel mingisugust tööd teha, siis ikkagi järgmine päev on väga raske. Ja ega see nii-öelda järelemagamine ka väga palju ei aita ja ei saa ka ette magada, nii et ikkagi see regulaarne unerütm on see, mis on tervise alus. Osad inimesed peavad töötama, ma olen ise ka töötanud päris palju öövahetustega. Me anname tõesti tervisele natukene lõivu sealt, aga jällegi on võimalik seda tervisevaru heade selliste tervislike meetoditega kasvatada ja lõpuks me saame ikkagi oma tervise kenasti tagasi. Öösiti töötamine tõesti natukene meie tervist rikub, aga on ju selliseid ameteid, kus me muidu kuidagi ei saa ja mina ka olen pidanud ikkagi päris palju tegema öötööd. Tõesti, see on kurnav, see väsitab, aga samas, kui me oleme muul ajal tervislikud, siis ikkagi me saame oma sellise unevõla ära kustutada ja saame tervislikult edasi minna. Und on selle jaoks vaja, et me saaksime üldse elada, oleksime rõõmsad, jõuaksime tööd teha, et ilma uneta lihtsalt me kustuksime vaikselt ära.